Siin olid meil kalakonservid ja kalatooted. Siin olid juustud, majoneesid, munad. Kuigi kõik riiulid on tühjad ja kapid on tühjad, siis ei ole kurba tunnet, vaid ikkagi see ootusärevus on nii suur. Praegu renoveerime, parandame. Tegelikult ei ole siin põhimõtteliselt 23 aastat suurt midagi muutunud. See on vabariigi üks suurimaid kaupluseid nii oma pindalalt kui ka käibelt ja Selveri keti jaoks kõige olulisem kauplus üldse. Ta on ikkagi keti lipulaev, kõige uhkem ja suurem ja ta oli juba amortiseerunud. Niisiis igasuguse tehnika poolest kui ka saali kujunduse poolest, et sellised renoveerimised on ikkagi vajalikud teatud aja tagant, mingite 10 aastate tagant. Nii et teda tehakse suuremaks, innovaatilisemaks, moodsamaks ja kaubavalikut laiendatakse, nii et kõik tuleb parem kui enne. Maitsvat toitu ei saa valmistada miljoni muu asjatoimetuse kõrvalt. Palju mõnusam on helistada või astuda läbi Selveri köögist. Ostes nüüd Selveri köögi tooteid, võid veel enne jõule võita igas Selveris 1000 kroonise peolaua ja palju magusat. Kiirusta, loosimine toimub juba 15. detsembril. Noh, siit mina oma karjääri alustasingi. See oli nagu täiesti uskumatu, kui ma nägin esimest korda viilutusmasinat ja kuidas viilutati viilutajaga sinki tellimuse peale. Et see tundus minu jaoks täiesti ulmeline. Kassades olid sellised torud, kus siis mingi vaakumsüsteemiga tõmmati raha ülesse torudest. Raha me lugesime ise ära koha peal, peakassa ruumis, iga kassapidaja koti võtsime ette. Me lugesime need kõik ära ja tegime nii-öelda aruande valmis, aga raha pakkisime kokku ja viidi ära siis Sularahakeskusesse. Need olid ikka nagu sellised pakid nagu. Ma tulin letti täiesti puhta lehena. See tähendab seda, et ma ei teadnud, ma ei teinud vahet, mis on kints ja mis on koib. Kui klient küsis, palun 2 koiba, siis ma olin alguses segaduses, et kumb nendest nüüd siis on. Ja alustasin tööstuskaupades, olin kassas, olin parfümeerialetis, soovitasin klientidele häid lõhnu. Ma olen kärusid lükanud, letis teenindanud, kaupa vastu võtnud. Lõppude lõpuks ma olen ka kaupluseid juhtinud. Ma ei ole endale kunagi sihiks seadnud mingit karjääri. Kõik tuleb, mis tuleb. Vaikselt, rahulikult ja kõik on tulnud. Et see oli nagu loomuliku radapidi, et alguses sai letis oldud, siis sai saali peal toimetatud, siis oli juba kaubakategooria juhi ametiroll mul ja sealt edasi läks juba müügijuhataja ja erinevad majad. 8. aprillil saab 22 aastat. Sellest 10 aastat kaupluses alustasin teenindusjuhina Järve Selveris. Edasi oli teenindusosakonna juhataja ja siis edasi tulin sisekontrolli Selverisse. Selleks ajaks on kauplused piisavalt selge, et võid hakata teisi kontrollima. Nii-öelda mahlapoisist liikunud e-kaubanduse ja siis klienditeeninduse nii-öelda siis juhataja koha peale. Alustasin Järvelt ja nüüd ma olen ringiga tagasi Järvel, kui nii võib öelda, mitte küll esimesel korrusel, vaid 3. Mina olen õnnelik, ma sattusin Selverisse, mulle meeldib siin töötada, ma olen saanud väga palju sõpru, väga toredaid kolleege. Selver on olnud minu elu üle 20 aasta. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Kõige põhilisem koht, kus hommik algab, on köök ja kohviaparaat. Siin nendes ruumides tegelikult käivadki Järve Selveri töötajad siis oma riideid vahetamas ja siin on nende puhke tuba ja siin on meil ka turvaoperaator keskus siin. Siin turvatöötajad praegu ei ole, kuna tegevust kaupluses ei käi. Siin on siis, ütleme, valvekorpuse süda, kus siis on kõik kaamerad. Praegu nad on juba
juba levist väljas, need võetakse maha, renoveeritakse, tulevad uued süsteemid. Siin on siis osaliselt Selveri ruumid, äriarvestuse osakond. Siin taga oli üks teenindusjuhtide ruum, kus me siis kogu aeg olime, kuna kassad olid ju siin. See on raamatupidamisdokumentide arhiiv, kauplused annavad oma aruandluse raamatupidamisele, siis müügipäeva aruandluse ja need on siis kohustus säilitada seal 7–11 aastat. Siin ma murdsin oma hüppeliigese, kui ma jaanipäeval jooksin edasi-tagasi peakassa ja kassade vahelt, et on niisugune väga mälestusväärne trepp. Siia ei taha nagu sattuda, et see on selline kole ruum, et siin ei taha keegi olla. Siin olid siis meil salatid, need ja toidud, mis käisid kuumaletti ja siis sinna salatiletti. No klientidel on kindlasti alguses hästi huvitav, mis on teistmoodi, kuigi ma tean, et kliendid on harjunud käima teatud rada, siis nüüd on hea, kui on teistmoodi pööratud, siis nad leiavad ka teisi kohti, teisi kaupu, uusi võimalusi. Ootusärevus on, ma arvan, kindlasti kõigil suur. Need, kes on püsikliendid, need olid väga õnnetud. Muidugi küsisid, et kus me siis poes käima hakkame, aga me lootsime, et me tuleme mais tagasi ja siis me oleme ilusad ja uhked. Saaks juba ruttu valmis.